ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sunnib hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Kas sa oled vahel tundnud, et sa oled väsinud ja keha on väsinud, aga mõistus ütleb, et sinuga on kõik veel korras? Ja kuna sa viimati oma pingeid kehast vabastasid? Ja kas sa üldse seda teed? Täna on minul saatekülaliseks naine, kes tegeleb helitervendusega ja ta kasutab selleks helikausse. Tere tulemast saatesse, Merike Õispuu. Tere, Merike. Mul on nii hea meel, et sa oled siin ja sul on kaaslane kaasas. Et meil on kauss laual ja see ei ole kommikauss, et mis kauss see on? See on helikauss, Tiibeti helikauss. Ja see on üks minu peamiseid töövahendeid. Kas sa jagad meile seda ka, et kuidas ja mismoodi sina üldse helikaussideni jõudsid või jõudsid kaussid hoopis sinuni? Alguseks kohe lõbus lugu, jah. See on üks selline natuke anekdootlik lugu, kuidas mina kaussideni jõudsin. Et istun ühel õhtul mina kodus, elus on kõik nagu korras, aga meil on vaata vahest selliseid hetki, kus nagu ei oska näppu peale panna, et mis see miski on, et nagu kõik on hästi ilus kodu, töö on tore, mees on tore, kõik nagu jookseb ja kõik on nagu hästi, aga midagi nagu on nagu kripeldab või kuskil sees. Ja mina tegin siis ise endaga sellise kihlveo või kokkuleppe, et järgmine asi, mis Facebookis, muidugi kõikvõimas Facebook, hiirekursori alla satub, siis sellest teen mina enda asja. Ja panin silmad kinni ja scrollisin seal niimoodi rõõmsalt ja ühel hetkel vajutasin stop ja hea oli, et mitte sentimeeter kõrgemalt, vaid täpselt seal, kus see stop tuli ja hiirekursori alla sattus selline asi nagu vibroakustiline kontaktmassaaž Tiibeti laulvate kaussidega 3-päevane koolitus. Päriselt? ja miks ma ütlen, et just õige, et seal, sest nagu sentimeeter kõrgemal oli veini koolitus. Et võib-olla oleks veini eksperdiga praegu rääkinud. Elu oleks läinud kindlasti teistmoodi. Aga jah, kuna iseendal antud lubadusi tuleb pidada, siis ma hästi kiiresti regasin ennast sinna koolitusele ära, maksin ruttu ära ja siis hakkasin süvenema, et kuhu ma lähen. Sest vibroakustiline kontaktmassaaž, nagu mis see ütleb sulle, on ju. Suurt mitte midagi ausalt öeldes, pigem tekitab seda, et mis see nagu on ju. Just, täpselt nii ka minul ja esimene mõte oli mul see, et nagu ilmselt ei ole mulle, sest mul seostusid helikausid millegi pärast kohe ja heli üldse nagu muusikaga, aga mina olin lapsena see, kellele laulmisõpetaja kooris ütles, et ära sina laula, et ole lihtsalt ilus. Ja siis ma mõtlesin, et sellest saab 3 väga piinarikast päeva või nagu, et äkki ikka see veinikoolitus. Aga kohale ma läksin, esimene päev oli muidugi selline, et õpetaja andis meile, õpetaja oli meister Venemaalt, kes on õppinud Indias, Tiibetis, igal pool mujal. Ja igal ühel anti selline suur kauss pihku. Ja esimesel päeval me üritasime siit saada heli kätte üldse, et kuidas ta toimib või mida ta teeb ja siis kujutad ette, kui sul on 30 inimest, 30 kaussi ja need kõik korraga plärisevad nagu, et see oli suht kakofoonia. Õhtul mul pea valutas ja ma mõtlesin, et mina ei lähe sinna tagasi. aga siiski läksin ja teine päev oli siis praktilisem, et me saime üksteise peal proovida massaaži konkreetselt siis ja vot see hetk, kui see kauss puudutas mu keha, ma olin müüdud täielikult ära armunud ja siin ma olen nüüd oma metalli unnikuga on ju, et aga mis siis juhtus? Mida sa tundsid, kui sa ütlesid, et keha või kauss puudutas keha ja sa kohe tundsid seda tunnet, et sa oled armunud sellesse, et mis siis su kehas muutus? Vot nagu sa alustasidki, et kui pinges on keha on ju, et väliselt on kõik korras, täpselt nagu minu lugu. Mul on ilus kodu, mul on tore mees, niivõrd kuivõrd tore.
ja noh, kõik on nagu olemas. Aga see pinge, mis kehas oli ja mis selle kausi all lahustus ja kõik see, kuidas mu keha reageeris sellele. Ja see tunne, noh täpselt sama on mul kliendid väljendanud seda massaažilaual ka, et see on tegelikult kirjeldamatu tunne, kui sa julged lõdvestuda sellesse. Ta tekitab natuke sellise tunde, et kehal kaovad ära nagu piirid. Su keha taju muutub hoopis teiseks tänu sellele vibratsioonile. Ja just see, et sa saad aru nagu millised kohad on pinges või kui pinges sa oled. Natukene üks klient on võrrelnud seda nagu sügavalt sisse hingamisega. Kui sa ei saa aru, et sa oled nagu pindmiselt hinganud või hinge kinni hoidnud. Et jah, ja noh, siin ma nüüd olen siis peale seda koolitust. Kolisin mehe juurest risti põiki kõige kaugemale linna otsa sõbranna käest laenatud õhkmadratsile magama. Läksin Nepaali õppima ja nüüd ma vean tihtipeale suurt hunnikut metalli järgi endaga. No täna on sul siin kaasas üks. Kas see on kõige suurem sinu kollektsioonist? Ei, aga see on põhiline teraapiakauss või see on nagu see massaažikauss, mis võib inimese kehal olla ja millega saab siis nagu nii-öelda tervendada. Teised kausid on sellised nagu heliinstrumendid. Üldse heliteraapia jaguneb 3, on kontaktne, on mittekontaktne, et sa viibid seal helis ja tajud seda vibratsiooni kehaväliselt. Kontaktne on siis, kui sul on keha pealkausid ja sa tajud otseselt vibratsiooni. Ja siis on muusikateraapia, mis on segatud siis nagu rääkimisteraapiaga ja muusika loomisega. Et ta on selline aktiivsem, kui on teised meetodid. Aga sa ütlesid seda, et selle kausi võib keha peale panna, kas siis kõiki kausse, ma olen ju näinud, ma olen ise seda kogenud, et on erineva suurusega, eks ole, aga kas on tõesti mingid kausid, mida ei tohi keha peale panna? Ei, seda ei ole, et ei tohi panna, aga need, mis on teraapiakausid ja mis keha peal käivad, neil on teistsugune vibratsioon, nad on tehtud suurema vibraga kui need, mis on nagu muusikainstrumendid. Sa võid kasutada kõiki kausse. Okay. Ta halba sulle kindlasti ei tee, aga efektiivsemad on need, mis on teadlikult tehtud nagu teraapiakausiks. Aga kui sa ütlesid, et sa käisid ise Nepaalis õppimas ja see on Tiibeti kauss ja minul tekib see tunne, et mis siis seda heli seal võimendab või et kuidas seda heli seal sinna sisse pannakse või see sõltub, loogika ütleb, et kausi suurusest. Aga mitte ainult. Ja ma tahtsin just öelda, et mul on tunne, et seal on midagi veel. Ja võt sellega on selline teema, mis on iga meistri saladus ja seda saladust nad ei avalda ja veel vähem avaldavad nad seda valgele inimesele, et neid traditsioone antakse põlvest põlve edasi, vanaisa õpetab pojale ja pojapojale ja nii edasi, et kuigi nad nüüd on natukene nagu ka selles olukorras, mis me läänemaailmaski vist oleme, et noored lähevad oma teed ja ei taha traditsioone nii väga, et nüüd nad on valmis valgele inimesele ka õpetama, et sain ise käia sepikojas, kus neid tehakse, et algus on kõigil ühtemoodi, kamakast sulametalli, sellest vormitakse kõigepealt selline kausikuju ja see, mis tast edasi hakkab saama, on juba nagu see meistri saladus siis, et ja ta on meeskonnatöö. Seda ei tee üks meister, vaid lõpuviimistluse annavad 2 talle. Sest kui seda kaussi vaadata, siis siin peal on ju igasugused sümbolid, millel on ilmselt ju tähendus ja kausi sees on need sümbolid on juba selline nagu iluteema või selline nagu pühendus millele, et muidugi see peaks olema teada, et kui sa kausi võtad, et tunne neid sümboleid, mis seal on ju, et seda võiks teada küll. Aga jah, põhiline on ikkagi see, et mis on see metallisulam. Tavaliselt nad on 7 metallisegu vähemalt, on ju, see igaüks annab, kui palju on vaske, kui palju midagi muud, et see kõik mängib helile kaasa nagu. Ja tonaalsusele. Ja see on siis sinu põhiline töövahend ja selle sa paned inimese keha peale ja siis sa
lööd seda ja kas see löögi tugevus, intensiivsus, sagedus, see siis, millest see sõltub? See sõltub sellest, mis on eesmärk kliendiga. Et alati kui ma panen kliendi lauale, siis me temaga ikka põgusalt räägime, et kas tal on mingit soovi või mingit mõtet, et kuhu see peaks talle mõjuma või mida ta tahab üldse, et kas ta tahab lihtsalt sellist massaažikogemust pikutada ja lõdvestuda või ta tahab näiteks midagi hoopis sellist, mis teda nagu aktiivsemalt edasi aitab, näiteks mõttemustreid saab helikausi massaaži ajal üle kirjutada kordustega näiteks, natuke enesehüpnoosi moodi. Aga millega, Merike, kõige sagedamini inimesed siis sinu juurde tulevad, et palun muuda mu mõttemustrid ära või? Absoluutselt mitte, see on ka lõbus, kuidas inimesed minu juurde jõuavad. On tegelikult see, et nad jõuavad kinkekaartidega ja tihtipeale, ma alati ütlen seda, et skeptikud on minu parimad kliendid või et ma armastan neid. Et üks vahe oli näiteks selline periood, kus minu juurde jõudsid noored meesterahvad, kellele sõbrad olid kinkinud või mingi kihlvedu kuskil poissmeeste peol tehtud või et nüüd sina mine ja siis me kõik naerame sinu üle või umbes, et et sükene tore lõbus kogemus, et paar tükki neist käib siiamaani. Ma tahtsin just küsida, et mis sellest nagu saanud on ju? No tavaliselt läheb hästi. Aga mis teemadega nad siis tulevad, kui nüüd see kinkekaardi teema välja võtta, et okei, neil on kingitud see kogemus ja siis nad tulevad, et ma ei tea, ma proovin siis ära, et raisku ei läheks see kinkekaart, ja siis nad saavad selle kogemuse, siis nad tulevad tagasi. Aga siis, kui nad ju tulevad, siis sa ikkagi ju küsid, et et mis need kõige sagedasemad teemad on? Ikkagi stress ja pinges olek ja selline nagu meil ju hetkel kogu ühiskond on vist selles pidevas stressiseisundis, et infotulv on nii tugev, et meil aju nagu ei lülitagi ennast välja praktiliselt. Et jah, stress on peamine, siis on muidugi sõltuvused, nii toidu kui alkoholi sõltuvus. Igasugused sellised nagu, mõtlen, kuidas seda väljendada, et mitte põletikulised protsessid kehas, aga sellised nagu liigeste teemad või kuna ta füüsilisel tasandil kiirendab lümfiringet, siis paljud on sellega abi saanud nagu. Ja on igasuguseid selliseid, väiksem protsent on selliseid, kes tahavad vaadata iseendasse ja saada mingitele konkreetsetele küsimustele vastuseid näiteks, et kuhu või kuidas või mida. See on nüüd see, mis toimub massaažilaual, aga teine vorm, mida ma pakun, on see mittekontaktne. Ja see on see, et sealt tuleb, mis tuleb. Aga seda sa teed mittekontaktset, sa teed individuaalselt ka? Individuaalselt ka ja grupile enamasti. Et individuaalselt ka, tavaliselt on mingi teema, mis siis on aktuaalselt õhus hetkel, kas hirmud, ärevused, mis iganes sellist ja keda kõnetab, see tuleb. Ja ta on ikkagi nagu sügavalt lõõgastav. Ja kõige parem kompliment mulle on see, kui inimene magama jääb. Aga kas siis toimib, kui inimene magama jääb? Absoluutselt toimib. Okay. Heli ja vibratsioon, ta toimib alati. Et kui sa seisad suure kõlari ääres ja sealt tümm tuleb, sa kas usud või ei usu või magad või oled ärkvel, et keha kuuleb ja tajub seda ikkagi. Ja, absoluutselt. Nii huvitav on see, et kui sa rääkisid seda, siis ma mõtlesingi, et mul on elav ettekujutlusvõime ja siis ma kogesin sellist pilti, et sa ütlesid, vaata ühiskonnas on, siis mul tekkis täpselt see tunne, et sa võiksid selle kausiga olla nagu drooniga kuskil Eestimaa kohal ja seda kaussi nagu, seda heli tekitada, et kui see vibratsioon lööks nagu natukenegi seda ärevust ja hirmu ja seda paanikat meil siin ühiskonnas vähemaks, et teoreetiliselt on ju see võimalik, et absoluutselt. Sama efekt on ju kirikukelladel. Öeldud on ka, et Tiibeti kauss on nagu tagurpidi kirikukell on ju, et rohkem kirikukelli helistada toimib ka. Jaa, väga hea, et mitte ainult täistundidel ja pooltundidel, eks ju, et aga tee korraks, Merike, seda heli.
see on kohe see, mis läheb niimoodi sügavale sisse, eks ole, ja siis ta hakkab midagi tegema. Ja. Minul tekkis täpselt see, et tee veel, et juba on nagu selline hea ja mõnus, eks, et aga kui nüüd sa ütled, et skeptikud on sul kõige paremad kliendid, et oh issand, mis kauss ja mida iganes, aga kuidas ta siis toimetab, see heli? Kui sa tood näiteks sa ütlesid, et poissmeest õhtult saadud kinkekaart, no me siis pärast naerame, mis kogemuse sa said. Kuidas see näiteks selline inimene kirjeldab seda kogemust või mis temaga siis muutub? Nemad on sellised, kes tulevad mul massaaži lauale ja neile ma panen konkreetselt kausi peale ja see on kõige kiirem tee muutunud teadvuse seisundisse. Ajulained rahunevad, keha lõdvestub, keha hakkab tootma serotoniini, õnnehormooni, kortisoli tase langeb täielikult ja lihtsalt hea on olla. Vahest on ka nii, et mõni ei taha püsti tõusta enam sealt. Juhtub kõike. Jaa, okei. Ja ta toimetab siis nii, et see helisagedus läheb sügavale sinu kehasse, sinu rakkudesse? Just, me keha ju vibreerib kogu aeg, on ju, et kõik on vibratsioon, on ju. Ja ta tuletab kehale meelde seda õiget tervislikku vibratsiooni. Keha saab ise ennast tervendama hakata. Kui füüsilisel tasandil rääkida, siis ta on mõõdetud seda, et ta alandab südamelöögi sagedust, laiendab veresooni, hapnikurikas veri saab mööda keharingi voolama, kõik koed saavad hapnikku, on ju, lümfiringe kiireneb, tänu sellele keha puhastub, on ju. Ja siis lisaks veel, kõik rakud on ju vedelik, on ju, mis kaasa vibreerib, ajulained rahunevad, nii et Ja kui sa seda räägid, siis võib tõepoolest nagu tunduda see, et kuidas saab üks kauss või üks heli seda tegelikult tekitada ja siis sa ütlesid väga huvitavalt, et helikauss taastab meie algse vibratsiooni. Aga milline on meie algne vibratsioon või? Tervis. Me oleme ju, beebi sünnib, ta on ju täiuslik. Enamasti. Ta ju, ja kui nagu beebisi jälgida, siis nad teevad kõike õigesti. Nad hingavad õigesti, väike laps, ma jooksen, on ju, väikese lapse jooksusamm on kõige ökonoomilisem, kõige õigem, kõige ergonoomilisem, mis iganes sõnu sa tahad sinna juurde panna, on ju. Ta ei mõtle üle, kuidas midagi teha, ta lihtsalt teeb ja see ongi see, mis me oleme loodus ju. Ehk tegelikult meid nagu keeratakse veits pekki, kui me kasvame, on ju, et ära tee, ära mine, ära ole, seda võib, seda ei või, eks ju, ja siis on juba igasuguse, kas või esimese keeluga võib keha olla juba pinges, eks, ja tegelikult me järjest rohkem seda pinget niimoodi kogume enda kehasse, ma saan aru, ja siis ongi see, et me võimegi olla nagu lihtsalt ühed ärevuse hunnikud, sest et seda kõike on nii palju ja kui me tunneme värinaid ja tunnemegi ärevust, siis see on märk ju sellest, et keha tahab sest vabaneda. Ja, rohkem ei mahu. Rohkem ei mahu, on ja vaata, kui targad on loomad jälle. Kui loomal on mingi situatsioon, ta väristab, raputab ja ta läheb edasi, nagu midagi ei oleks olnud, on ju. Et väga palju on ju kehapõhiselt uuritud ja loodud just neid traumavabastus tehnikaid, tree on esimene, mis tuleb meelde, igasugused need yin-jooga, mis venitades vabastab kehast asju. Ja mõtle, kui tark me keha on, et ega keha ju tegelikult ei kogu ainult negatiivseid, vaid ka neid positiivseid, on ju neid kogemusi, mis hingetuks võtavad, on ju, talle ju vahet ei ole, et ta kõik paneb tallele. Ja see, et kui seda kõike nii palju on meie kehas, ehk seda pinget ärevust, siis me keha hakkab tundma ennast ju halvasti, eks, ja selle tagajärjel võivad ju ilmneda ka mingisugused haigused. No absoluutselt. No ma saan nüüd aru, eks, et on tavameditsiin ja siis on alternatiivmeditsiin ja mina ise olen mõlema poolt, eks, et kui mul ikkagi, ma ei tea, käelu katki on, siis ma ei löö seda helikaussi lootes, et käelu terveks saab, on ju, siis ma panen kipsi ilmselt, eks. Et ma loodan, et mu käed ja kõik jäsemed jäävad ja on terved, on ju, aga lihtsalt see, et helikauss aitab sellele tervendusele kaasa, saan õigesti aru? Ja just, ma olen alati öelnud kõikidele, kes tulevad tervisehädaga, et see ei ole ainus, ta on lisa.
ta on nagu see boonus, mis sa saad teha enda kehale nagu juurde anda, et aga mitte ainult see. Et ma olen väga mõlema meditsiini poolt ja kõige poolt, mis vähegi olemas on, sest see kõik on ju suurest meie jumalikust tarkusest loodud, on ju, et ehk siis tegelikult on see, et inimesed on väga palju haiged ja kui me võtame hästi loogiliselt, siis need haigused sageli ja nad võivad olla geneetilised, aga nad võivad olla ka meie enda tekitatud läbi selle, et me ei oska oma emotsioonide ja pingetega hakkama saada. Absoluutselt, ja meile ei õpetata seda. No ma ei tea, kuidas nagu tänapäeval noortele õpetatakse võib-olla rohkem seda, aga mina olen ju sellest põlvkonnast, kus lapsele öeldi, et ära nuta. Mina ka. Et ja mehed üldse. Ma tunnen kogu aeg, ma tahan hingata niimoodi sügavalt sisse ja välja, siis lihtsalt nagu kehal on mälu, et ära nutta, vaata, siis kohe tuleb see nagu, et oota, täna ma ju võin. Ja meeste kohta hakkasid ütlema. No mehed vaesekesed, need ei tohtinud üldse ju midagi tunda, et nagu vähemalt meie ajal, et mees pidi tegema, mis mees teeb ja ongi kõik, on ju, et et kui sa tõid sisse need beebid, eks ole, et beebid sünnivad enamasti puhta lehena ja nad on täiustikud ja kõike seda, et aga kas, kui näiteks beebil on mingisugune tervisehäda, midagi tal on, ta nutab, ta karjub, kas helikauss võiks aidata? Jaa, helikauss rahustab. YouTube'is on väga palju ägedaid videosi juba, kus üks vist hästi, mis on viraalseks läks, on see, kus tita röökis ikka nagu hullult ja isa oli see, kes vaikselt kaussi mängis ja nagu 2 sekundiga laps oli vait. Absoluutselt ja, sest minul endal on kodus, mina tõin Nepaalist endale sellise hästi väikese kausikese ja ma näen seda, et mingitel hetkedel on see, et mul poja tuleb ja ta võtab ja lööb seda või siis ta võtab selle enda tuppa ja siis ta tahab ja sa saad aru, et ma ei ütle, et ära tee nii või naa, vaid ma tunnen, et ta hakkab nagu tegema ja siis tajud seda, kuidas see nagu löökide sagedus läheb rahulikumaks ja siis ta unustab ära selle ja siis ta teeb täiesti oma asju nagu edasi. Et see on nagu jällegi seesama, et lapsed on nii intuitiivsed ja nad teavad täpselt, mis neid tegelikult aitab, eks. Et aga ma mäletan ka korda, kus ma ei saanud aru, mul olid need Tiibeti kellad, et siis oli ja siis mul oli ka see, et miks sa neid võtta? See oli see, et oota, miks ma seda nagu ütlen, võta, eks ju. Aga siis käiski täiesti ka see kokku peksmine sõna otseses mõttes. Ja siis ongi see, et sa saad aru, et see pinge on ju lapse sees. Et me ei tohiks ära unustada seda, et ükskõik kui vana see laps on, ta kogeb ju meie pingeid ja ta tahab ka nendest ju vabaneda, eks. Absoluutselt. Ja lapsele võib ka siis helikausid panna kehale või selle ühe kausi. No kontaktsed alates kuskil 10 eluaastat. 10 eluaastat, okei. Ta oli ka intensiivne olla, et sõltub muidugi, ta on hästi individuaalne, on ju, et aga miks korras asja parandada. Ja seda küll ja loomulikult, eks, et aga ma ei tea, kas tänapäeval, võib-olla see on natukene nüüd selline lause või mis ma ütlen, aga kas tänapäeval leidub terveid korras täiskasvanuid, kes tulevad, ütlevad, mul on kõik hästi, nii nagu sa ütlesid, mul on ilus kodu, mul on äge mees, naine, mul on ilusad lapsed, mul on tervis, mul on töö, mul on kõik olemas. No ikka leidub, sõltub sellest, kui palju nad iseenesega tegelevad ja endale tähelepanu pööravad, et ikka leidub. Ja just, et kui selliseid on, siis see ausus iseendaga on minu arust ülim kingitus, eks ole. Aga nii nagu sa alustasid, et just see, et kõik on olemas, aga midagi siin sees kripeldab, et miskit nagu, et ise ka ei saa aru, mis see on, siis ma saan aru, et kui tulla sellises seisundis või sellise küsimusega sinu juurde, siis helikauss võib midagi avada? Jaa, absoluutselt. Mille sellised nagu eksistentsiaalsed küsimused või ma mõtlengi, et see võib-olla ei ole õige termin selle jaoks, et nendele vastuseid me tihtipeale saame sellises muutunud teadvuse seisundis, et tegelikult kõik vastused on minu enda sees ju, on ju. Et muutunud teadvuse seisund on selline uneeelne seisund, kus ajulained on rahulikumad ja me saame oma alateadvusele hästi ligi, on ju, et selliseid vastuseid küsimustele saab, on ju.
ja tihtipeale ei tule need vastused ka kohe sellel seansil nii-öelda, et mul on päris paljud kliendid rääkinud, et kontaktse massaaži nagu järelmõju on kuskil 3 päeva. No seda ma olen ise ka kogenud, et sa 3 päeva käid nagu sellises mingis fluidumisringi ja kõik on nii tore ja ilus, on ju. Ja vot see on see hetk, et kus teadlikult panna tähelepanu siis nagu sellele, et mis see on, mis ma tahan või et mis see miski on, mis kripeldab, et see saab paremini välja tulla või et sa oled ise nagu tundlikum selle vastuvõtmisele. See tundubki sedamoodi, et need helikausid on kuidagi müstilised ja maagilised ja samas jälle öeldakse ju väga palju seda, et noh, kui meil ikkagi Eestis esivanemad selliseid asju kasutanud ei ole, et kas siis meie võiksime? No meie esivanemad on väga heli kasutanud ju, kõik hääl, mis asi see hääl on siis, regilaulud, no on ju tegelikult. Heliga tehti absoluutselt kõik, kartulid pandi ka maha lauldes ju, et millest me räägime üldse. Vaata, siin ongi võib-olla see vahe, et kui me räägime sellest Indiast ja Tiibetist ja Nepaalist, et siis on, et laulame mantraid, et seal lauldi mantraid, et see sõna on nagu tulnud, aga tegelikult meie esivanemad laulsid küll regilaule, aga samas on nad ju mantrad, eks, et küsimus ongi, et mis nime me sellele anname, et mis meid tegelikult aitab ja mis see heli teeb, ta ju samamoodi rahustab ja lõdvestab, eks ole. Ja kõige omasem meil ongi meie iseenda hääl, on ju, ja see vibratsioon, mis otse kehasse tuleb nagu ise heli tekitades, et soovitatakse ümiseda vist või mingeid selliseid asju teha, eks. Aga ütle, Merike, miks on nagu nii, et sageli inimesed ütlevad, et kui nad kuulavad oma häält, siis nad ütlevad, mulle meeldi oma hääl. Aga vaata, me tajume oma häält hoopis teistmoodi ju. See on see tehislik salvestatud hääl, mis ei meeldi. Iseenda hääle kohta ju, kui ta räägib, kui ma sinuga niisama räägin nagu vahetult, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi minu hääl. Mu hääl on minu hääl, on, ta vibreerib minus nii nagu on. Aga kui ma seda salvestust hiljem vaatan, siis ma kindlasti ütlen ka, et mulle ei meeldi minu hääl. Sest sinna tuleb juba vahele, vaata, siuke nagu tehislik mingi maitse või ma ei leia sõna siia. Et ja tavaliselt see ei meeldi. Okei, sest jah, et ma olen hästi sageli seda kuulnud, et see enda hääl ei meeldi, et kuidas ise enda häälega sõbraks saada, ja samas on need traumad all, et nagu sinagi ütlesid, et lauluõpetaja ütleb, et sina küll ära laula, ole lihtsalt ilus, et seda ju on väga-väga palju öeldud, minu enda pojale öeldi seda, et sina kooris laulda ei saa, eks ju, et laula kodus ja siis ma mäletan, see oli nüüd siis ta nüüd lõpetab 3. klassi, oligi 1. klassi ja ma mäletan, et see, kui kurvaks teda tegelikult tegi ja siis nüüd on tulnud, et kiitus, sa laulad nii ja siis nagu mõtledki, et aga see trauma on seal all ja ega ta ei taha laulda enam. Muidugi, et see käib lihtsalt ühest lausest ja see alateadvuses on istutatud see muster, et ma ei oska laulda ja ma ei ole piisav selleks, siis minu küsimus on siit nüüd see, et okei, et on see laps või aga see on ka täiskasvanu, et sellist uskumust saab helikausiga vabastada. Ja, absoluutselt. Selle jaoks on eraldi tehnika, saab. Ja siis see on ikkagi kontaktne? Kontaktne, jah. Ja sa kasutad ühte kaussi. Ühte kaussi, jah. Okei. Kas see on nagu see, et ma tulen sinu juurde, ma ei julge laulda ja siis ma lähen sealt lauldes ära? No mitte kohe. aga samas ma ei pane sulle piiranguid, võib juhtuda, et lähed. Ja tavaliselt meie aju on nagu hästi kõige plastilisem ja samas kõige staatilisem organ on ju, et kordused on need, mille kaudu ta õpib. Tavaliselt piisab 3 seansist, kui nagu on mingi suurem muster ümber kirjutatud. Ja kui ma olen ka tänu sinule kogenud seda helikausi teraapiat või seanssi või kuidas iganes seda nimetada. Mina mäletan, sa ütlesid alguses ka, et selline tunne, et nagu kehal kaovad piirid ära, et selline see hästi suur avardumine nagu toimub. Et see on see, et see ärevus, pinge või mis iganes me sees on, et see lihtsalt vabaneb ja keha saab selle hingamise tagasi, eks. Aga kui
kas on nagu mingisugust alternatiivi, et näiteks, et mõni inimene kuulab praegu, mõtleb, et ma tahaks seda nagu proovida, aga no, et kohe ei saa, ma ei tea, tulla sinu juurde või minna seda katsetama. Kas näiteks mingisugused muud helid, millega saab kodus heli teha, on ka sama tõhusad? Ikka, jah. Aga näiteks mis? Üks klient on näiteks võtnud tavalise supipoti. See on sellega niimoodi pehme pulgaga nagu kolistanud ja saanud sealt täitsa heli kätte. Veeklaasid, veega väga nagu see... kui täis veeklaas on, et siis märja sõrmega siin klaasi peal teha, siis hakkab vilistama ja erinevad helid tulevad. Okei. Ei, meil igas vahendeid on piisavalt. Mina mäletan seda, et kuskilt ma kuulsin on, et ka kristallpokaalid, eks ole? Ja, absoluutselt. Et see, aga plaksutamine? Absoluutselt. Et ükskõik millist heli sa teed, eks. Et kas see on ka see, et see plaksutamine, kristallpokaalid, see heli tekitamine, et ikkagi midagi muudab minu sees, eks ju? Jaa, aga üksi tehes on see, et ma ikka soovitaks väga nagu teha seda turvalises ruumis ja spetsialisti järelevalve all, sest sa kunagi ei tea, mis üles tuleb. Ja tänapäeval nagu see esomaailm nii-öelda või ma ei leia terminit siia jälle on väga palju sellele, et me muudku avame ja teeme kõike lahti aga keegi ei tegele selle inimesega edasi. Et paneme ta kokku ka, et ta saaks edasi elada, et üks asi on selle trauma pinnale tõstmine ja teine asi on selle lahustamine ja edasi aitamine, inimese kokku tagasi lappimine. Mul on nii hea meel, et sa praegu selle sisse tõid, sellepärast, et ka mina olen seda palju kuulnud, et seda tehakse, et käiakse kuskil teraapias ja siis on see tunne, et ma olen veel rohkem katki, et ma ei saa aru, mis minuga toimub, et ma olen ise ükskord seda väga kohutavat kogenud, et selline teadmatus, et mis nüüd edasi saab, et kas on elu või surm või et hästi sellised dramaatilised olukorrad ja nii üks ja teine äärmus, et sa tõepoolest oled nii segaduses, et heliteraapia järel siis toimub mingisugune selline justkui, kuidas ma seda nimetan, rahunemine, et inimene ei ole nii avatud ja haavatav. Ja seda ka, et ma alati jälgin oma kliente ja ma olen edasi saatnud ka psühholoogide või terapeutide juurde, kui on näha, et inimene ei saa hakkama või et siit tuleb midagi suuremat nüüd. Et jah, see järeltöö või see järelhool on hästi oluline tegelikult. Ütleme, Erike, räägitakse väga palju tänasel päeval sellest, et kui oluline on iseendaga, eks, tööd teha ja tegeleda endaga ja aru saada, mis sinuga toimub ja nii edasi. Ja siis öeldakse, et see emotsioonide vabastamine on ääretult oluline, sest emotsioonid teevad igasuguseid trikke meiega siin sees. Aga mis on nende emotsioonide kinnihoidmise kõige suuremaks põhjuseks? Miks inimesed nagu ei taha neid ära anda? Hirm, me ei julge kogeda. Uuesti? Ja seal all on ikkagi nagu meil kõigil, kellel kui palju on ju minevik ja omad traumad on ju, et midagi jälle puudutab midagi, mis on juba ees ja sealt ma ei julge edasi minna, et see on ohtlik või. Sest ajul ei ole ju vahet, vaata, kas see on protsess peas või see on nagu reaalne elu, on ju. Et kui ma selle heliga, praksuv heli selja taga olen varem karuga kokku puutunud, siis kes ütleb, et seda nüüd ei ole või et jaa, ehk siis kui on sellised hästi palju emotsioone, mis inimeste sees ju tegelikult on, siis kui tulla selle teemaga sinu juurde, siis helikausid justkui avavad. Avavad, jah. No see on muidugi nagu personaalne selles mõttes, et kui julge on inimene, kui avatud on inimene aga nad avavad. Selle saab kohe sekundiga kinni tagasi panna ja öelda, et siit kogemus loll terapeut, lähen ära.
või siis sellega edasi tegeleda, on ju. Okei. Kas sul on endal olnud nagu selliseid seda kogemust, et inimene tuleb ja ta saab aru, et liiga palju on temast seda kõike ja ta ei ole valmis sellega tegelema? On. Ja ma olen ise ära saatnud inimese, kui ma olen seda näinud, et ta ei saa nüüd hakkama või et siit läheb liiga palju. Aga mida nende inimestega teha, et kuidas nemad saaksid oma terve mina tagasi, sest see tegelikult on see, et see terve mina on katki? No samm-sammult iseendani. Mina ikkagi suunaks spetsialisti juurde, terapeudi, psühholoogi, psühhiaatri, mida sellel hetkel vaja on. Ja vahest ongi sellele ülekuumenenud ajule vaja neid ravimeid näiteks, on ju, et sellisest alternatiivsest helist jääb nagu väheks, on ju, et sõltub inimesest. Et sa ütlesid seda, et see on toetav, eks ole, et ta ei ole ju päris selline ravi, okei. No meie ühiskonnas küll, sest ega Nepaalis nad ravivad ju kõike peavalu, helikausiga, kõike. Aga see tundub ju nii vastunäidustatud, et pea valutab ja siis sa veel lööd, see on see koht, et olge kõik vait, ma ei taha mitte midagi. Ja tead, mis siis veel juhtub, see on see, et kui sul pea valutab, see kaust pannakse sulle tagurpidi pähe ja lüüakse. Aga ta toimib ausalt. Mõistusel on kohe see, et ei on ju, et kuidas, et see võib ju nii tugev olla, aga me kuulsime, see heli ei ole tegelikult ju nii tugev, et toimib ju see vibratsioon, mis siis tegelikult selle pinge vabastab, saan ma aru. Toimib vibratsiooni ja heli koosmõju. Heli koosmõju. Väga huvitav, täpselt selline tunne, mis tunne on, kui mul see kaust peas praegu oleks ainult. Ma käisin helikaussidega õhtusaates kunagi ammu ja siis ma panin Robert Troolile kausi pähe. Nii. See oli üpris lõbus klipp. Okei, ja mis ta koges? Ei, talle väga meeldis. Ahaa, okei. Tal pea ei valutanud kahjuks, et saada aru. No jah, et aru saada, eks ole, et ja, okei. Aga ütle mulle, Merike, seda, et milliste kummaliste teemadega inimesed on sinu juurde tulnud? On selliseid... Ma ei tea, kui palju ma saan nagu need kummalised on vaata nii äratuntavad, et ma ei taha, et klient ennast ära tunneks. Et väga spetsiifilisi ma ei taha jagada, aga no on igasuguseid asju olnud. Okei. Aga ütle seda, et kuna sa töötad inimestega juba 12 aastat, eks, et mida see töö on sulle endale kõige rohkem õpetanud? Ma kuidagi aimasin, et see küsimus tuleb, aga vastust mul sellele nagu otseselt niimoodi lühidalt ei ole. Mida ta on mind ise endale kõige rohkem lähemale aidanud, sest iga inimene peegeldab midagi tagasi ise endale. Ja ega inimesed jõuavad minuni ju põhjusega, on ju, et ja seda ma saan küll öelda, et mul on kõik on nagu minu kliendid, kes minuni jõuavad. Mõne inimesega me oleme pannud 3 korda aega ja 3 korda on see läinud kuhugile metsa ja pärast ta on läinud kellegi teise juurde või kuskilt mujalt tuleb jutt minuni ja ma saan aru, et miks ta minuni ei pidanud jõudma, et just selle koha pealt ma olen nagu väga õnnelik. Aga jah, mida on andnud, ongi see, et ma olen tegelikult lapsest saadik terve elu teadnud, et minu osa on kuidagi anda või kinkida või rõõmustada inimesi või nagu teiste jaoks olemas olla. Ja eks ma seda siis teen nüüd siiamaani. Et on see minu lapsepõlve trauma või unistus või kingitus või õnne on, et kes seda ütleb. Et nii on. Samas öeldakse ju seda, et mulle meeldib see mõttekäik, et kui sul on midagi antud, ükskõik on see mingi oskus või anne ja kui sa seda teistele ei jaga või seda ei paku, et siis sa oled nagu justkui ihne või kade või need on erinevad versioonid, et kuidas seda saab tuua, et tegelikult seda tuleb jagada. Absoluutselt nõus sinuga. Ja ma räägin, ma olen lapsest saadik selle elanud. Meil õega oli õde on mul vanem on ju ja mäletan täpselt, et komme siis ei olnud ju väga saada on ju, et kommikott tehti pooleks on ju, õde sõi enda oma kähku ära ja siis ma jagasin enda poolest veel pool talle. Et peab ju jagama. Jaa, just, okei. Aga
mul lupas nüüd see küsimus peast ära, mis mina küsida tahtsin, et selle jagamisega seoses oli see, et kas heliteraapiat nende helikaussidega saab teha ka nii näiteks, et kui on see mittekontaktne siis, et inimesed on ühes ruumis koos, see tundub alguses justkui turvaline, et noh, ma ei julge üks-ühele võib-olla tulla, aga no ma natukene lähen kogen seda. Võtan sõbranna kaasa, me teame, see töötab, eks ole. Ja samas olen ma kuulnud seda, et mitmed inimesed on öelnud, et see tekitab õudu, ma ei saa seda kogeda. Mis selle taga võib olla? Selle taga on see, et helikausse saab mängida mitut moodi. Üks vahe nad olid väga popid ja esomaailmas nad olid nagu selline hea lihtne raha ja et teadagi, kellelt tuleb raha ära võtta, on ju. Et kausikomplekte ostis endale igaüks ja siis kolistas neid nii nagu oskas ja kas võttis nagu pappi, on ju. Et aga see tegelikult ta niimoodi ei toimi, et seal on ikkagi oma reeglid ja oma selline kausse saab mängida harmooniliselt ja mitteharmooniliselt, on ju, et olen ise käinud ka, ise teed on ju, tahaks ise ka kogeda, et olen käinud ise ka helirännakul, kus pärast oli tunne, et ma oleks nagu reaktiivlennuki alla jäänud, on ju, et saab mitut moodi mängida. Sellisele inimesele ma soovitaks teist kohta ja teist spetsialisti, et anda uus võimalus. Aga tegelikult on ka, me oleme kõik sensoorselt ju erinevad, on ju, et mõnele tõesti ei sobigi see, et ta nagu ei nagu talu ära seda või, aga neid on ikkagi vähe. Enamus on ikkagi neid, kellel pigem on nagu positiivsed kogemused, kui nad teise võimaluse annavad. Aga kas võib olla see, et näiteks, et kui see heli ei sobi alguses või et kui seda vaikselt nagu harjutada, et siis keha hakkab harjuma ja nagu sa ütlesid, lõdvestub rohkem ja ta taastab selle loomuliku helisageduse siis? Ma ütlesin õigesti? Just. Okei, sest ma tean, et kas inimestel hakkab pea valutama, mingid üksikud sellised, kellega me oleme infot vahetanud või siis hakkab tohutult keerama seest, eks, et erinevad tajud on, inimesed ju kogevad erinevat, eks. Aga sa ütlesid hästi, et kui see koheselt ei mõju ja ei tööta, et siis ei maksa, nagu öeldakse, kaussi nurka visata, vaid anda kausile uusi võimalus, eks ole. Ja me oleme ju kehadega ka kõik erinevates punktides, et kui sõbranna saab hea kogemuse, siis minu keha võib olla hoopis teises punktis ja see võibki minul peavalu tekitada, aga see on märk sellest, et tegelikult see heli ja vibratsioon toimib, et keha vabastab kas mürkaineid või pakitud emotsioone, on ju. Et siis võib hakata pea valutama? Jah, võib hakata. Minul esimesel kokkupuutel nendega oli ikka väga õudne peavalu ja tavaliselt kui ma teen koolitusi ka, ja tavaliselt ma ütlen õpilastele, et hästi palju vett juua sellel koolitustsükli ajal siis nii-öelda, et peavalu on tavaline. Aga mida siis teha, kui peale helikausse pea valutama hakkab, et kas siis ongi juua vett rohkem? Juua vett, jah. Sest et kui see väljakannatamatuks muutub, siis kes on harjunud tableti järele sirutama, siis võib võtta. Sest ma olen kuulnud kuskilt sellist ütlust, et valu ei tohi kannatada. Ja absoluutselt nõus. Et see nagu halvab justkui ära selle olemise ja kõik selle. Okei. Ja selle ühes ruumis helikausside tervendusel tekkis mul veel see küsimus, et kas on võimalik ka see asi näiteks, et on mitu, kuidas ma siis ütlen, mitu terapeuti, kes on ühes ruumis ja teevad seda heli nagu kahasse. Jaa, aga neil peab olema väga koostöö oma vahel. Okei. Et seda parem tulemus on. Selle peavalu juurde tagasi veel, see näitab tavaliselt seda, et keha on väga pinges. Okei, ja. Ja kuna keha läheb veel rohkem pinge, kuna võib-olla on esimene kokkupuude helidega üldse või selle terapeudiga, kes mängib, on ju, et ta ei tea, mis hakkab toimuma, ta läheb veel rohkem pinge ja see läheb ka peavalu. Kõik sooned lähevad ju lukku. Okei, aga öeldakse seda, et kui pea hakkab valutama, et siis me teame kõik, et energia liigub altpoolt ülespoole, et justkui, et see jääb see pähe kinni, et kas siis, kui tulla nagu uuesti, siis võib see helikauss nii-öelda selle vabastada ja see kaob ära.
okei. Ja noh, ma räägin, heli mõju on 3 päeva hiljem ka, et või noh, ta võib vabastada ka järgmisel päeval selle, et noh, ega protsess ei jää seisma sellega, kui nui on lauale pandud. Ja see on nagu väga hästi öeldud. Okei. Ja ma arvan, et tänases ühiskonnas selline üks märksõna, mida sellest helikausi tervendusest või teraapiast ka kaasa võtta, on see, et meie närvisüsteem rahuneb, eks? Jaa, absoluutselt. Ja jällegi see sama loogika, et ta läheb siis hästi sügavale. Lõdvestunud seisundisse. Ja kui me oleme lõdvestunud, meie energia liigub, me ei haigestu. Jaa. Mõtted on toredamad. Mõtted on helgemad, eks, et juba sellest helist, eks ju. Jaa, absoluutselt. Okei. Ma küsin Merike sellist asjad, mida ma ise kogenud olen ja see oli väga-väga äge kogemus, et me käisime peale ühte matka saunas ja kogesime saunas helikausi teraapiat. Kas sa oled ise kogenud ja või teed sa seda ise ka? Jaa, teen. Kõik sellised mererannas väga tore, metsas, looduses, kõik looduse rütmid hakkavad kaasa mängima. Saun, basseinis olen mänginud kausse, kaussi ujub vee peal on ju ja see mööda raske kolakas ujub vee peal. No laev on veel raskem, aga ujub ka. Ja ei no võt ongi see, et okei, sa tead, et laevas on süsteem, aga küsimus on, et süsteem. Väga edukalt ujuvad. Ja no see on jälle teistmoodi kogemus, et vees kogeda heli ja vibratsiooni. Aga saunas ka ja see on spa nii ajule kui kehale. Ma just mõtlengi seda, et see kõlab eriti põnevalt, eks ole. Okei, no väga äge. Aga kas on Merike midagi veel, mida me täna, ma ei ole osanud küsida või ei ole küsimus veel kuidagi üles kerkinud, et mida võiks helikausside kohta teada? Jaa, see maailm on nii suur, et kui mulle niimoodi vaba voli anda, siis ma võin 3 päeva sellest rääkida. Aga mida tahaks nagu võib-olla, et jääks siit õhku on see, et ei maksa karta. Et helikauss ei ole siukene padu eso teema ja ei mängi helikauss ainult kottpükstes mingid noormehed patsiga, et ära pelga. Ta on omasem meie kehale, kui esialgu kaugelt tundub. Sest nagu ma enne ütlesin, ta tundub maagiline ja ta tundub selline, et see on mingisugune vaimne värk jälle, et mina ei taha seda, et kus mu tablett on ju, et aga tegelikkuses on ta hästi toetav. Ja tegelikkuses on ta nii tugevalt läbi uuritud. Mul on 2 meistrit õpetajat, minu üks õpetaja on ise arst ja tema on teinud väga palju teaduslikke uuringuid, mis toimub inimese kehas helikausi sessiooni ajal, pärast ja nii edasi, et ta on tegelikult väga vibraakustiline teraapia ja heliteraapia on üldse väga läbi uuritud, et ta ei ole midagi müstilist, aga see maagia efekt on seal ja laimas juures. Just täpselt. Mulle see meeldib. Aga kas sa näiteks tooksid ühe välja, et mida siis on nagu uuritud või mida teadlased on uurinud, et mis seal kehas siis toimub, et kui sa seda rääkisid, mina tundsin, et rakud kõik nagu justkui naeratavad, et neil on siuke, nii hea on olla, et pinge on kadunud. Ja pinge kadumine ongi, mida ma juba enne mainisin ka, on see, et pulsisagedus langeb, vererõhk normaliseerub, stabiliseerub, lümfiringe kiireneb, ajulaineid on palju uuritud, kuidas ajulained lähevad sellised rütmilisemaks ja südamerütmiga rohkem kooskõlla, et tekib siuke koherentsus ja haavad paranevad kiiremini. Ära küsi, kuidas ta seda uuris, ma ei tea, ma loodan, et ta ei teinud inimesi katki, et vaadata, kui kiiresti nad tervenevad, aga jah, et haavad tervenevad. Me jõuame välja sinna, et kehal on ju ise tervenemisvõime. Absoluutselt. Meil on vaja ainult natukene kas või siis seda tõuget, et on see helikauss või on see mõtteviisi muutus, aga meil on vaja mingit tõuget, et meie keha saaks hakata paranema. Võib-olla see sõna tervenemine on see, mida me kardame, aga paranema, eks, et me ju kui me oleme haiged, me ju tahame paraneda, eks. Aga see, nagu sa ütled, et esost tulnud see tervenemine ja tervendamine, et see võib-olla ongi see, et nendest on räägitud nii tohutult palju, eks ju, ja siis ongi see koht, et appi, ma ei taha sellest enam midagi kuulda, aga just see, et su oma keha
on ikkagi nagu kõige kindlam, mille peal seda kogeda ja loogiline on see, et kõik ei sobigi kõigile, aga kui sa annad võimaluse, siis see helikauss võib ka sinuga imet teha, sellepärast et me kõik tahame olla rohkem pingevabamad, rohkem rõõmsamad, õnnelikumad ja kui üks helikauss seda suudab meiega teha, siis mina arvan, et see on üks väga äge võimalus. Absoluutselt. Ja kas näiteks on sul endal mingisugune rituaal, mida sa hommikuti teed helikausiga? Helistad ja teed ikkagi nii-öelda... Jaa, kodus mul on selline pisem helikauss, millele ma ütlen tere iseendale. Jaa, just. Ja kusjuures mina teen ka seda, peale seda, kui ma Nepaalis tõin, et mulle endale ka nii tohutult meeldib, et see on nagu selline hommikune, kui sa ütlesid, kirikukellad on hästi sellised, et see on nagu minu kirikukell siis, et ja vahepeal ka laps ütleb, et tee seda veel. Et see kuidagi on sellise ikka niivõrd mõnusa vibratsiooniga, eks ole, mis teeb ja loob seda muutust sinu sees, et jällegi, et see näide sellest, et kui sul on õhupall, sa ei saa õnnet olla, eks ju. Et helikausiga on see sama, kui sul on helikausted ja sa lööd seda, et võib-olla oled nii pinges ja võid hakata ju nutma, aga mida kiiremini see välja sinust puhastub, seda parem, eks. Okei. Mis on, Merike, sellised 3 soovitust lõpetuseks, mida sa tahaksid inimestele jagada, et hoida oma tervet mina? Sest mina küll tunnen seda, et see terve mina on meie ühiskonnas väga-väga palju paigast ära ja me otsime ikkagi vaimsele tervisele tohutut palju abi ja me teame, et spetsialistid on kõik nii hõivatud, järjekorrad on 2-3 kuud, et üldse abi saada, et siis tekibki see etappi, et mida siis nagu teha, et kas saate inimesed helikausse ostma? Tulge kogema. Mida ma soovitaks on see, et julge uurida ja julge vaadata. Et kui me oleme hädas, siis meil tihtipeale ei ole ka jaksu üldse nagu vaadata millegi alternatiivse poole või üldse nagu, et mis mul abi võiks teha. Et julge ise uurida ja märka ka inimesi enda ümber, et võib-olla sa saad lähedasele teha head just sellega, et sa soovitad talle kuulata kas või Tervisetasku podcasti, kus on mitte mina, palju teisi toredaid inimesi, kes sul siit on käinud, et iga vahend, mis aitab, on ju tegelikult hea. Et julge vaadata iseendasse ümber ja märka teisi enda ümber. Just. Ja siit tuleb minul ka üks selline soovitus, et ära jäta oma teadmisi lihtsalt teadmisteks, vaid pane oma teadmised praktikasse ja kas või see, et meil on vist mingisuguseid poode ju Eestis ka, kus neid kausse müüakse, et sa saad minna kas või ise tunnetada, kui sa kunagi ei ole kokku puutunud, et mis heli see teeb, et seda võib ju proovida seal, et sa saad kohe selle tunnetuse, kas see on sinu jaoks või mitte, aga üks on kindel, ta töötab, ta toimib aga ainult siis, kui seda kasutada, et sa nagu kingid endale selle võimaluse, et seda kogeda, eks. Merike, et kui me hakkame nüüd lõpetama, siis kas on nagu see hetk veel, kus sa annad selle hea heli siia lõpetuseks, mis jääb nagu kõlama ja kajama, et mina väga-väga tänan sind, et sa tulid ja head kuulajad, vaatajad, kui sa tunned, et sa said siit ühe hea mõtte, siis jaga seda meiega. Merikesega saad ühendust tema Facebooki lehelt ja teine asi, et nagu Merike juba ütles, et meil on väga palju inspireerivaid ja ägedaid osasid, mida kuulata ja ära ainult kuula, vaid pane see, mida sa kuulad ka praktikasse. Aitäh sulle!